see kõlab vaata lahedalt, et läheme teeme vaata mingit drifti videos ja mingit särki-värki, aga vaata. Teete õues on vaata nagu sitaks külm, vaata. Ja ma mingi passin, vaata, ma olen see kaamerate taga, vaata, mees. Ja siis nagu pits külm hakkab, vaata, vahepeal. Ja asja seda taga, vaata, päris lõbus, vaata, eks. Aga no, muidu ei toida väga, nagu tuleb ka. Aga kui arsti hakata pulli nägema. Stay tuned. Päris mitu inimest kirjutas mulle, et ma panin selle valesti peale. Seletan täpsemalt, mis ma tegin sellega siis. Nii, need on siis minu aretised. See on vesi. Vist ei ole ka. Okei, peab üle vaatama. Nii, igatahes. Kuna mul on ASC-ga variant, mida iganes see ka ei tähendaks, siis need 2 piduritorud tulevad muidu siit äärest. Siis 2 tükki panin siia kolmiku vahele, 2 tükki jooksevad siia, 1 jookseb edasi ja jookseb sinna üles hüdrosse. Teine tuleb hüdrost, tuleb siit ja jälle kolmikusse, läheb 2 ja mõlemad 2 lähevad jälle eraldi piduritesse. Nii et minu loogika järgi peaks kõik õige olema. Vaatame, kas tegelikult ka nii läheb. Aga see, et ma nüüd õigesti vendasin, ei tähenda seda, et ma kõik õigesti tegin. Panin kogemata õli, mis peaks sisse minema. Panin sinna auku, kust läheb välja. Ja see, kust ta peaks välja minema, selle toru panin kogemata sinna augu kõrge, kust tegelikult peaks sisse minema. Nii et ma pean need torud nüüd ümber vahetama. Ja alt oli veits õline ka, nii et ma pean neid veits pingumale keerama, nii et ma loodan, et täna saame tööle selle. Nii, nüüd ma pean siit selle lahti võtma, siia panema, selle lahti võtma ja siia panema. Ja see ei ole nii lihtne ülesanne, kui tundub. Esiteks need on need 2 otsa on erineva suurusega. See ots on väiksem kui see ots, siis ma pean need otsad ära vahetama. Aga selle jaoks on mul vaja special tööriista. Selle jaoks laenutasin ma siukse asja. Nii, siin on lõikur. Ülejäänud asju näitan pärast. Mul pole aimu, kuidas see töötab. Ma pean vist, ei tea. Nii vist töötab, ma arvan. Töötaski. Aga ma olen ära lõiganud, see ots on siuke, aga peaks olema siuke. Nii, mõlemad otsad on lõigatud. Ja siuke väike vahetus. Kuidas see nüüd töötab? Võin selle võtma, siin on mingid numbrid. Ja panen mingi 5. Ja siis ikka peab juhtuma mingi siuke asi. Kuidas ma selle pakk kätte saan siit? Nii, ma sain selle siia vahele. Et see vist oli nii. See peaks siia auku minema või? Siis ma tegin valesti midagi või? Ma loodan, et ma teen õigesti seda. Igatahes midagi see asi teeb nagu. Ja kui ei toimi, siis saab alati uuesti katsetada. Moment of truth. Nagu mitte midagi, ikka pean uuesti tegema. Otsad said valmis ja ma panen kokku tagasi ja siis saame proovida õhutada, et kas toimib ka. Enne oli see jama, et tõmbasid kätserit ja surus kuradi õli valele poole. No vot, no. Kuulda oli, kuidas tagant pritsis õli supportist välja. Praegult toimib. Võib-olla ei ole metallipuur. Läbi läks. Edeneb.
eluts väike tööõnnetus jälle. Ai plää. Ma ei märkanudki seda. See on väga... Sa ei märganud, et... Ma ei märkanud seda, ütlen ausalt. See on väga halb. See rehv on vist tühi ka. See rehv? See kurneb alati. Noh, saime hüdro käima, töötab ilusti. Aga jah, rohkem edasi sõita ei saa, ma lähen jala koju. Like, share, subscribe! Car save the day! See on kiire õpetus, kuidas BMW pagassist vesi välja saada. Kuidas siin nii palju sitta on üldse nagu? Ikka väga rõve, kuule. Saaks selle auto ära puhastada. Ja pagass ongi tühi. Jassi nipinurk.